Sinimäe 2008. Aga teinekord mina ei ole minema. Olin bussi päris linnaliini, sõitsin 34 aastat, mõne bussi linna vahel. Jälgin olukorda. Stasi mundo. Jälgin olukorda, kuidas. Midagi ronkab ja Alte Fischer. Und da ist er. Das ist unser Chef. Das war der Offizier von uns. Ta oli Märjamaa. Dat is de eerste maal is hier. Ja, also ich sage dir Bescheid. Herr Laufe ist hier, ne? Ist der Kostab küll. natukene on ikka. Korraldatakse seda kuuluvus paremini kui ees. Aga ma arvan, et nüüd on koorga lähme edasi ja hakkame siin nüüd selle kõnega on. Võib-olla mina olen ka süüdi, et ma ei räägi otse sisse. Kas nüüd on parem? Nüüd on parem. Iga oli pooleti minus. Tähendab, kõigepealt on selline väga kurb uudis teatada 23. juulil 3 päeva tagasi suri Karl Richard Sirel, meie veteranide organisatsiooni looja ja esimene esimees, kes palju aastaid juhtis meie organisatsiooni. Tema teened on kuni siiamaani olnud väga suured meie organisatsiooni ees. Matussetalitus toimub teisipäeval algusega kell 13 Võrus,
kui on transpordisoove Tallinnast Võrru, siis palun minuga võtta ühendust, me korraldame ära, et kes soovib matkusele saab minna. Meil on üldse väga rasked päevad olnud selles mõttes, et viimase poole aasta jooksul suri Kalju Vest, meie kauaaegne Auch unsere leitende Person Kalju Vest war gestorben in diesen halben Jahren. Ja kuu aega tagasi suri meie organisatsiooni juhatuse esimehe asetäitja Richard Eesmaa. Und noch eine unsere jõudu juurde meie organisatsiooni juhtimiseks, sellepärast et 3 väga tegevat ja kompetentset kaaseitajad on meie hulgas lahkunud. Meie hulgas on muidugi lahkunud hulganisti ka teisi meie organisatsiooni liikmeid. Ja ma teen sellise ettepaneku, et tõuseme püsti nende mälestuseks. Alle aufstehen zum Erinnerung. Aitäh! Vastavalt kohale on meil kõigepealt vaja tervitada lippe, mis on siin üles rivistatud. Tervitame neid lippe Eesti lipu Fahnenbegrüßung. Esitamisel millest kõik saavad osa võtta. Mikrofoni rääkida. Kel on kaval Eesti lipu sõna. Oleme kaasa. Die Fahnen. Kõik soov
Tervitan kõiki neid, kes leidsid võimaluse Begrüßt alle, wer tulla täna angekommen inimägedesse, et seda traditsiooni jätkata. Meie veteranid erhalten alte traditsionen. oleme sellistes aastates, kus lahkumine täiesti seaduspärane. Mul on rõõm näha, et meil kokkutulekutel on siiski rahvast. Mitte vähem kui varasematel kokkutulekutel. Tähendab, on inimesi, kes tahavad meiega koos Zusammenkommen genauso viele Menschen wie voriges Jahr. mida nad on võib-olla ainult raamatutes ja oma nii-öelda isade ja vanaisade käest kuulnud, aga nad on siin meie hulgas. Ma tervitan kõiki neid ja loodan, et järgmine kokkutulek, mis toimub tuleval aastal 25. juulil, on eriti arvukas, Das ist Jubiläum von selle kokkutuleku avamiseks on mul soovida kõigile head tuju. Wünschen Ja gute ilmu Laune. meid siin soodustamist, siin ma pole vaja karta. Ja loodan, et kel veel kava ei ole, siis saab selle kava hankida, need kavad on siin olemas. Ja selle vastab sellele kohale, mille tänasel üritusel räägib. Lähme oma kavas edasi. Meil on järgmiseks ette langenute mälestamine Pärnude sajand. Võib-olla enkel perioodil
Puhake paremad pojad, värjatud olgu te karm. Kodule olite kaitseks vallina, teras ja malm. Igavene mälestus vaenuväljal langenule. Aastajumal õnnatus loites lahti läinud teile. Vaba Eesti silme ees igavene mälestus. On meil veel päringuid, palun. Nüüd Tarja on pannud meie selle kes langesid meie vabaduse põhinene meeste laulda meie langenud oleks ühes arusaamaks. Nii nagu oli see väljaanne, mis ilmus meie kaarauudisel. Kõik need mehed Eesti vabaduse austatud veteranid, lugupeetud külalised, head sõbrad. 64 aastat tagasi siinsamal väljal, nendel väljadel toimusid ajaloo ühed verisemad lahingud. Täna on jälle see meeldiv päev, meie taaskohtumise päev, kus me mälestame neid, kes siin tagasi ei tulnud. Härra Terve alustas oma sõnavõtus kurbade teadetega sellest aastast. Paraku elu selline mikrofoni töötab. Paraku elu selline on. Aga hoolimata sellest te näete, et need read, kes iga aastal siia tulevad, ei vähene. Visuaalselt võib öelda, et need suurenevad. Seest kõikidele suur tänu, kes te meeles peate ja juulikuus igal aastal tee siia leiate. Valgava vallavalitsus on püüdnud
seda mälestust 64 aastat tagasi toimunud suures sõjas natukene rohkem talletada, kui me siin näeme. Täna on teil võimalus külastada Sinimägede sõjaväe muuseumi. See on esimene etapp, pisikene muuseumituba, aga meie plaanid on suured. Me tahame teha sellest tõelise muuseum teemapargi. Nii et järgmine aasta meie juubeliüritusel loodan, et see esimene etapp on edasi arenenud teiseks etapiks ja hoolimata sellest, et teie armsad võitlejad panus on nii kõrge, hoolimata sellest, te saate siia tulla ja näete, et see mälestus on talletatud igavesti Vaivara vallas Eesti ajalukku. Aitäh teile! Sõna Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimehe Kuno Laeva tervituse ettekandmiseks juhatuse liikmele Kail Nurga. Austatud koosviibijad, kuna Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees kaasvõitleja Gunnar Laev viibib praegu Lätimaal meie relvavendade samasugusel kokkutulekul, siis palus tema mul edasi anda teile tema parimad tervitused ja soovib, et me tuleval aastal ja järgnevatel aastatel jällegi siin kohtuksime. Ühtlasi ütlen, kui kohalike vabadusvõitlejate nimel teile kõigile tere tulemast siia meie pühale maale, kus toimusid tõesti suured ja rasked lahingud. Kas on veel soovijaid tervituseks? Ma ei näe. Siis lähme oma kavaga edasi. Järgmise kavapunktina on minul rõõm ja au teile teha ettekande, mis käsitleb meie probleeme, meie tegevust viimase aasta jooksul. Nagu te juba kuulsite, on meie juhtumas suured muudatused toimunud ja mul on see koorem nagu selga nüüd tulnud veteranide ühenduse juhatuse esimehe ülesanded täita ja ma püüan siis sellise kokkuvõtliku ülevaate praegu teile anda. Ma mäletan seda päeva, kui tuli meie organisatsiooni lipp välja, me saime oma lippu. Kui see lippuga me tulime siia Sinimägedesse, siis me otsustasime, et iga aasta me käime siin koos nendel päevadel, tähendab mis, hallo? Käsus ära. Nendel lahingute päevadel nädal aega oli need suured lahingupäevad siin Sinimägedes, ühel nendest laupäevasel päeval. Ja kui on veel 2 meest elus, siis nad tulevad selle lipuga siia. Aga see viimane mees, see viib selle lipu muuseumisse. Millisesse muuseumisse seda me ei otsustanud. Mul on praegu selline tunne, et me peame oma otsust korrigeerima, sellepärast, et meil on olemas juba järeltulijaid, kes kuuluvad meie organisatsiooni. Praegustel andmetel on meie liikmeskonnast 8% liikmetest need, kes ei ole veteranid, sõjaveteranid. Aga ma loodan, et see arv kasvab. Ja meil on vaja see lipp. Hallo, kuulete nüüd, jah?
see võib üle anda nendele oma järeltulijatele, aga nüüd olulisem minna. Kui me nüüd räägime siinimega lahingust, siis ma arvan, et kõik olete ühed rohkem teised vähem kursis. Mis lahing see oli ja miks me just siia selle jutu teeme ja siin tahame oma kokkutulekut teha. 20. relvagranadel Eesti diviis võitles ju ka mujal, esimesed lahingud Peipsi ääres, Narva jõe ääres, angelaslik võitlus nende sillaseade likvideerimiseks, pärast seda Emajärgsed lahingud ja lõpuks Saksamaa Lepeni lahingud. Nüüd just nimelt ikkagi me Sinimägedesse otsustasime tulla. Miks? On taga selge, et see oli Eesti pinnal ajalooliselt kõige nii-öelda suurem, kaotusrikkam, osavõturikkam lahing, mis üldse Eesti ajaloos on olnud. Kuid see oli ka see lahing, kus me tahtsime tervele maailmale näidata, et 1939. aastal selline hääletu allaandmine meie võitlusvälgu ei ole hävitanud, vaid Eesti mees on sõjamees ja suudab sõjamehena oma riigi rahvast, oma maad kaitsta. Oli vaja näidata kõigile Eesti meie vaprust ja praktiliselt muidugi oli meil vaja vaatamata sellele, et oli ette näha siiski sakslaste poolt sõja kaotamist, pidada seda fronti siin nii kaua kui võimalik, et kui tuleb vajahu, siis meie territoorium on punastest puhas. Kuigi see ei õnnestunud meil, ometigi mehed võitlesid kõik selle nimel, et Eesti riik saaks vabaks ja jääks vabaks. Muidugi omaette tähelepanuväärne Sinimägede lahingus on see, et selle 9 kuu jooksul, millal toimusid lahingud Narva all ja Sinimägedes ja Emajõe ääres, front oli enam-vähem paigal. Suurem osa Eesti pinnast oli vaba ja selle 9 kuu jooksul terve idarindel igal pool oli rinne 100 kilomeetrit nihkunud idast läände, aga siin ka seistis paigal. Suur oluline osa muidugi on ka meie Sinimägede lahingul selles, et soomlased said rahu läbirääkimistel hoopis paremal positsioonil esineda. Kui oleks Sinimägede lahing kaotatud, siis oleks soomlastel palju raskem rahu sõlmida. Tallinn oleks punaste käes ja sealt 70 kilomeetrit lennukitega lausa seeriana purustada Helsingit ei oleks mingi küsimus. Nii et ka soomlased on meile tänu öelnud selle eest, mis toimus Sinimägedes. Nüüd mõni sõna sellest, kuidas meie organisatsiooni tegevus on toimunud. Muidugi need kaotused on meil suured olnud selles vahemikus, mille kohta ma siin aru annan. Ja ega muidugi pole tervest selles ulatuses nagu sellist ülevaadet, mida oleks täna teile Kaido Estin teile ette kandnud. Kuid selge on see, et see protsess, mis igal pool, mitte ainult Eestis, teise maailmasõja veteranide organisatsioonides toimub, on ka meil toimumas. Tuleb noorem põlvkond teada ja jätkab nende mälestuste jäädvustamist, mis on nende osaks saanud, kui nad on astunud nendesse veterani organisatsioonidest. See on üleilmne protsess. Ja me ei ole praegu siin mitte esirinnas, vaid oleme viimased. Meil juhtkonnas ei ole ühtegi mitte veterani. Aga see olukord nõuab ka meil selles suunas tegutsemist. Ja ma teen teile praegu ettepaneku, et see laul, mis siia loodud on, ma loodan, et sinna tuuakse ka paberid liiast,
see ei pruugi praegu momendil toimuda, aga hiljem esituudega siin selle asja ülepoole vastu ja registreeritakse ennast. See tähendab, kõik, kes on meie liikmed, registreeritakse. Ja kõik need, kes tahavad meie organisatsiooni astuda, liikmed ei ole, need ka ennast registreeritakse. Me oma liikmetust ülevaadame olema, mida saame näha, kes meie liikmetust tänasel kokkutuleku olid, aga neil on väga oluline võtta kontakti nende inimestega, kes soovivad meie revadeemadega viisi võtelemise ühenduse tööst osa võtta. Nüüd mõni sõna meie viisi ajaloo uurimisest. On palju memoaare ilmunud. Väga hea raamatu kirjutas Mart Laar Sinimägede lahingu kohta. Ilmus ka Eesti Leedele raamat sõnas ja pildis. Tegelikult pidanud see võib-olla olema pildis ja sõnas, sest seda teksti seal oli palju vähem, kui fotosid juba oli ikkagi põhiliselt fotoalbum. Kuid see tekst, mida Mart Laar koostas, on muidugi väga oluline meie ajaloo tutvustamisel. See tekst oli ka inglise keeles ja juba esimesed raamatud on jõudnud ka Inglismaale ja Ameerika Ühendriikidesse, kus saab tutvuda ka meie viisi ajalooga, mis on seal käsitlemist jõudnud nii sõnas kui ka pildis. Leo Tammiksaar praegu jätkab oma uurimise ja tööd ja tahab anda jälle ühe oma 15-aastase töö tulemusena raamatu, mis käsitleb relvaSS-is võidelnud Eesti sõjameeste võitlust. Aga siiski sellist raamatut, mida mina tahaksin, et mul oleks, kus on iga päeva kohta lahingu kaart näha, kus mis reaalselt olid sellel päeval, järgmisel päeval, ühesõnaga täpselt terve see lahingu käik, mis oli seal nädala päevarannikul fikseeritud lahingus, kus me näeme, kuidas tegelikult, mis reaalselt, kus kohas ona töötas. Ja selle raamatu lõpus oleks nimekiri nendest meestest, Eesti meestest, kes Sinimägede lahingus langesid. Nende nimed, langemise ajad ja matuse kohad. Muidugi palju neil jäid nii-öelda nõukogude poolele ja kuidas mis on maeti, sest kunagi seda saame teada. Sellise täieliku ajaloo põhjaliku raamatu ilmumist muidugi takistab see, et meie ligipääs arhiividesse ei ole mitte ladus. Eriti muidugi, mis puudutab Vene arhiive. Aga kui tahetakse ühest lahingust anda ajalooline ülevaade, siis peab mõlemad pooled olema võrdselt käsitletud. Ei saa olla nii, et meie Vene arhiividesse ligi ei pääse. Ma siiski loodan, et asi läheb leebemaks ja kui me need rahalised küsimused lahendame, siis ikkagi lõpuks ilmub üks raamat, mis on Eesti Vene-keeliku 20. viisi raamat. Sellisel kujul. Ma muidugi kahtlen, kas minu silmad seda näevad, aga ka pärast seda, kui viimane õppeneeme mäletab, kui Eesti ajalugu edasi kirjutada. Me kirjutame täiendama ajalugu 2000 aasta võetused. Ikka ajaloolased jõuavad mingisuguse teisi vaatemärka. Nii et ma loodan, et selline raamat ilmub. Mõni sõna ka Sinimägede memoriaalist. Me ütleme siin praegu, et me oleme Sinimägede memoriaalis. Aga see memoriaal, muidugi, kui me kuskil välismaal lähme analoogstesse memoriaalidesse, on küllaltki kahvatu. Me teame väga hästi, milline see memoriaal peaks välja nägema. Selles osas on tööd tehtud, aga see tööd on kõik pooleli. Ja mul ei jää midagi muud kui oota, et need tööd, mida vallavalitsus on viimasel ajal oma kätte võtnud ja neid tööd juhtinud, saaksid jätkuda. Ja meie memoriaal oleks sellisel tasemel, nagu me oleme seda
mõelnud, loetnud ja nii nagu ta peab olema, nii nagu ta on lätlastel, nii nagu ta on soomlastel ja meie võime ka jõudma sellele tasemele. Mõni sõna ka meie suhetes meie Eesti riigiga, meie poliitikutega. Me oleme taotlenud koos muidugi teiste meie veteranide organisatsioonidega, et Riigikogu tunnustaks meie võitlust, mitte Saksa riigi ja Hitleri eest, aga võitlust meie riikliku iseseisvuse taastamise. Kahjuks vaatamata sellele, et Isamaa ja Res Publica Liit on oma ettepanekud ametlikult Riigikokku esitanud, on need otsused vastu võtmata. Ma ei tea, miks ei ole kuskilt nende Riigikogu liikmetelt poolt, kes selle vastu olid. Miks nad vastu olid? Ma olen täitsa kindel, et kui praegu tehakse rahvahääletus selles küsimuses, Eesti eestlaste hulgas, kas nende arvates on, kus on õigus, kas me võitlusime Saksamaa eest või võitlusime Eestimaa eest, siis meil arvatud mõned erandid, meie rahvas toetas seda, et meile selline Riigikogu otsus antakse, kus seda otsus siiamaani ei ole ja ka mingisugust, minul vähemalt mingisugust selgust ei ole, miks meile ei selgitleda, kui ei anta meile seda, kui meid ei tunnustata, no võiks ikkagi meile selgelt öelda, mis mehed siis olete ja miks siis ei või meil teid tunnustada. Teine näide on kuidagi viimase kuu jooksul, see on meie Alfons Rebase, ühe kõige väljapaistvama ohvitser, 100-aastase, nii, tuli jälle peale. Mikrofon on natuke niruvõitu ja mina ei oska teda hästi kasutada. Tähendab, me valmistasime 2 kuud ette seda tähistamist, 100 aasta juubeli. Sellest võtsid osa ka Kaitseliit ja meie armeel. Ettevalmistused olid tehtud, kui viimasel minutil kuskil, ei tea, kus kõrgelt, kaugelt, kõik see töö seisatati, Kaitseliit ja sõjavägi ei saa võtta sellest kuna juubeli tähistamisest osa. Me muidugi saame tähistada, nii nagu me oma jõududega olime. Kui maeti Alfons Rebale metsakalmistuga, siis Kaitsevägede sõjavägne juhataja kindral Kert oli nii-öelda juhtiv kulu terves selles loos, võttis osa matuse tälitusest. Aga nüüd äkki on vaja pühitseda selle meie 100 aastast juubelit, nüüd äkki on tühikood. Ja mingit seletust me saame. Ja me näetame, me tahaksime teada, kes selle otsuse vastu võttis muuta need ettevalmistused küljeks. Ja miks see tehti? Nii, ma ei taha praegu siin ülesse nüüd minu jutu riigivastaseks tegevuseks. Me hoiame oma riiki, oma rahvas, oma poliitikud, küllap leid mingisugused asjaolud. Aga me tahame avalikustamist, me tahame teada, mis toimub, kui meid huvitavad küsimusi kuskil otsustatakse, miks see võidab. Et selleks on meil ikkagi õigust. Aga oma riigiga, oma valitsust me toetame vaatamata kõigele, sest me peame seda tegema. See on meie riik ja nüüd, kes me riiki juurivad, on meie poolt, meie rahva poolt valitud, demokraatlikul viisil. Nii, mis ma siis tahaksin lõpuks öelda oma eluajandadele võitluskaaslastele. Me ei ole ühtegi meest, kes oleks alla 80 aasta. Piiblis on niimoodi öeldud, et inimene, kes on naisest sündinud, talle anti elamiseks aegas 70 aastat. Kes on väga tugev, sellele 80. Aga mis on üle 80? See on ainult üks häbeülesus.
Ja nüüd on, me kõik tunneme oma jõu kadumist, oma päevade lõppemist. Kui mina olin meie organisatsiooni aseesimehe Richard Eesmaa surivoodi juures, siis tema viimane sõna mulle oli hoidke pressid kokku. Raske on see praegu ja kõrgemaks ei lähe. Kui te kokku hoiate, on kõrgem. Need olid tema sõnad ja ma annan need praegu teile edasi, sest need sõnad olid kulda väärt. Lubage, et ma oma ettekande lõpetan. Aitäh! Kuidas ma suutsin teile edasi anda praeguse esimehena esimese ettekande üldse, aga ma arvan, et organisatsiooni tegevus läheb edasi, läheb paremaks, selleks jõudu ja edu nii veteranidele kui ka kõigile teistele, kes täna siin määrab on. Aitäh kuulama! Sõna on Riigikogu liikmel. Sõna on Riigikogu liikmel Triini Velli. Kallid Eesti sõjamehed, juba 64 aastat on voolanud vett sellesse merre ja selle taga siin. 64 aastat on mööda sellest ajast, kui teie klammertusite küntega neeveheitlikult sellesse maakamasse. Aga paljud ütlevad, et see teema kaob päevakorrast, kui kaovad need, kes seda aega mäletavad. Ja need inimesed lisavad, et Eesti ei peaks üldsegi liiga palju rääkima Venemaast. Eesti võiks vältida Venemaa teemat seal, kus see võimalik, sest muidu ei saa meie lääne sõbrad meist aru ja üleüldse Eesti muutub nagu see teema niivis. Eesti nagu muud ei olegi kui ainult Venemaa ja Venemaa. Pole midagi naiivsemat ja naeruväärsemat. Venemaa ise hoolitseb selle eest, et see teema oleks alati üleval. Venemaa kasutab ära lääne inimeste lihtsameelsust ja pealiskaalutust seal, kus see vähegi võimalik, ja ka mõne eestlase lihtsameelsust ja pealiskaalutust. Kes seda ei usu, lugegu viimast Eesti kaitsepolitsei aastaraamatut või vaadata tähelepanelikult ringi, kas või siingi sinivägedes ja vaadata pooleda, mismoodi täna siin asetleidvad kajastatakse täna õhtu meediakanalites, eriti nendes, mis on siit ida pool. Venemaa tugineb oma igipõlisele bütsantslikule kavalusele. Meie aga hädaldame, et teine maailmasõda oli Eestis nii keeruline, et seda ei suuda kellelegi riigi ära seletada. Eestlased, kes nõnda räägivad, on kas laisad või saamatud või rumalad või kõike seda korraga. Nad ei tunne oma ajalugu. Meie ajaloos ei ole mitte midagi keerulist ega arusaamatud. Kogu inimkonna ajalugu on täis hävitamist ja röövimist. Mida keerulist on kirjeldada, kui kaks röövit jagavad saaki ja seda saaki jagades omavahel külli pööravad? Mida keerulist on selles maailmale, selle kirjelduses? Aga Eestis oli teise maailmasõja kõik just nii. Kui eestlastel tuli võidelda kahe röövli vahel, siis tuli võtta relvad, et peatada röövel number 1, kes oli ohtlikum.
Mõned ütlevad, et Eesti ei tohi teises maailmasõjas võrrelda ennast Soomega, sellepärast, et Soome võitles oma lippude all, soomlased võitlesid oma mundris ja oma väejuhatuse juhtimise all. Aga kas teie oleksite pidanud siis niisama kodus istuma ja ootama, kuni teile järele tullakse? Kas teie pidanud keelduma järgimast professor Uluotsa üleskutset? Professor Uluotsa Eesti Vabariigi peaministri presidendi ülesannetes üleskutset. Üleskutset, mis kõlas kokkuvõtlikult. Kõik see mees nagu üks mees rindele. Kas teie oleksite pidanud pöörama selja professor Uluotsale, Eesti Vabariigi peaministrile presidendi ülesannetes? Eesti Vabariik oli täpselt samuti olemas nagu Soome Vabariik. Eesti Vabariik oli olemas de jure, see on igaühele selge, aga Eesti Vabariik oli olemas ka de facto, sellepärast, et olite olemas teie, Eesti Vabariigi kodanikud, teie, kes te järgisite Eesti põhiseadust. Oli olemas Eesti Vabariigi maala ja oli olemas isegi osa Eesti Vabariigi juhtkonnast, professor Uluots, peaminister Eesti Vabariigi presidendi ülesannetes. Need, kes väidavad vastupidist, viigu ennast kurssi rahvusvahelise õiguse ja riigiõiguse aluspõhimõtetega. Mõni arvab, et kui Venemaal õnnestub mõni maa ära okupeerida, siis ongi see tema oma. Kas see ongi siis varga ja vöögi õigustatud ootus? Kui me ise ei saa hakkama oma ajaloo selgitamisega meie sõpradele läänes, on see häbiväärne. Et veelgi häbiväärsem on, kui üks osa meie oma rahva esindusest kas ei taha või ei julge aru saada meie oma ajaloost. 2 aastat tagasi, 2006. aasta suvel, Eesti vabadusvõitlejate üleriigilise kokkutulekul Võrus Kandeaias astus minu juurde üks hallipäine Eesti ohvitser, kes oli võidelnud siinsamas Sinimägedes. Ja see hallipäine Eesti ohvitser, kes täna on veel elamute kirjas, keda ma ei näe küll praegust siin, aga ma siiski näen teda, ta on siin, ta istub meie keskel. Selle hallipäise Eesti ohvitseri nimi on Harri Rent. Ta tuli minu juurde Võru Kandeaias ja ütles, härra Venister, teate, ma tahaksin üks kord veel oma elus näha Toompeal eestimeelset valitsust. See oli aastal 2006. Toompeal on nüüd eestimeelne valitsus. Kui see ei oleks nii, kui Toompeal ei oleks praegu eestimeelset valitsust, siis seisaks Tõnismäel endiselt pronkssõdur. Aga Tõnismägi on täna vaba. See pole enam mingi Venemaa enklaav, kus isegi Eesti seadused ei maksa, kus Eesti lipuga ei tohi viibida. Kuid siiski, kõigest öeldust hoolimata, sellest hoolimata, et pronkssõdur on kõrvaldatud, on tänasel Eesti valitsusel ja tänasel Riigikogul maksmata suur võlg teie ees. See on võlg, millest äsja siin rääkis Heino Kerde. Riigikogu ei ole ikka veel ametlikult ütelnud. Poisid, kes õdisite õige asja eest. Aga ma kinnitan teile. Minu erakond on teinud oma valitsuskaaslastele kirjaliku ettepaneku asuda selle otsuse kallale otse kohe sügisel. Ja ma palun teid, jälgige hoolikalt, kes mida selle eelnõu arutelu käigus ütleb. Ja veelgi enam, ma palun teid, jälgige veelgi hoolikamalt, kuidas keegi selle otsuse puhul hääletab. Ja pidage see meeles.
Kallid Eesti sõjasangarid, kõik, mis me oleme saanud ainult selleks korraks. Ajalugu ei saa mitte kunagi otsa. Eesti ühiskond on üht-teist saavutanud. Täna paistab taevast palav päike ja taevast meie kohal on ülesinine. Ent see vaikelu on petlik ja rahu, mis meid ümbritseb, on näiline. Kahurid tõepoolest ei kõmise, ent psühholoogiline sõda käib täie hooga ja on käinud juba palju aastaid. See sõda ilmutas end eriti eredalt mullu Tõnismäel. Ent ilmutab end tänagi veel ja tänagi siin, püüdes muuhulgas tervetada teid, Eesti sõjamehi kurjategijateks. On naiivne loota, et meile heidetakse armu meie ilusate siniste silmade pärast. Psühholoogiline agressor jälgib meie silmi teraselt. Niipea, kui ta märkab nendest nõrkust, teeb ta järgmise sammu. Meid päästab ainult meie tugevus. Ilusatel sõnadel on vähe tähtsust. Mind teeb väga murelikuks paljude Eesti noorte hoiavad, kes ütlevad ka ajalehe veergudel, miks ma peaksin sõjaväkke minema aega teenima, kui sõda niikuinii ei tule. Selle asemel saaksin terve aasta raha teenida. Õnneks ei ole kõik noored ühesugused. On ka teistsuguseid Eesti noori. Nagu varasemal aastail, on ka täna siin lippude rivis kindral Johan Laiduri seltsi noored. Neid ei ole küll palju, aga nad seisavad siin lippudega. Kuid peale selle on rõõmustaval kombel, nagu ka Aino Kerne juba tähendas, täna siin meie hulgas palju rohkem noori kui varasematel aastatel. Ja see on hea märk. Nende noorte silmad vaatavad tähelepanelikult teid. Ja need silmad püüavad ette kujutada, kuidas teie 64 aastat tagasi lammerdusite meeleheitlikult sellesama maakamara külge, kus me praegu seisame. Kuid ka teie vanad silmad vaatavad neid noori mehi ja püüavad ära arvata, milleks need Eesti noored on suhtelised, kui taaskord peaksid helisema Eesti saatuse kellad. Kallid Eesti vabadusvõitlejad, pidage meeles, Eesti saatus on seda kindlamates kätes, mida tugevamad me oleme, mida tugevam on Eesti. Soovin teile, kallid sangarid, tugevat tervist ja kindlat veeld. Teie päev kestku veel. Ma tänan. Nendes lahingutes 64 aastat tagasi ei võidelnud Eesti mehed ükski. Ja selle lahingu nii-öelda vastuvõttes võitlas oli Toomas Perlaani Soomest. Eesti mehed moodustasid tohtused arvuliselt tohtused tuleks arvuliselt kus võitlesid vahelastatud Norrast, Taanist, Hollandist, Vallooniast ja teistest riikidest. Täna on siia saabunud üks mees, Taani vabatahtlik, kes just täpselt 63 aastat tagasi selle koha peal pidas lähedust. Ma annan talle sõna ja tõlgitakse teile sõna ütlemised. Liebe estische Freunde, wir sind heute hier erschienen mit 5 Repräsentanten aus Dänemark. Ein Moment. Me oleme siin viiekesi Taanist. Mitte nii vaikselt. Kuidas? Minge lähemale mikrofon. Neer on mikrofon.
Ich habe euren Abwehrkampf im Jahr 43, 44 als Teilnehmer der St. 24 aus Dänemark mitgekämpft. Ihr seid unsere Waffenbrüder. Wir denken an euch. Me sõdisime siin Taanist ja mitte üksi siin mägedes, vaid ka koos metsavendadega. Dass das so geendet ist, dass wir den aus Sowjetunion anstürmenden Mengen aufhalten können, ist nicht unsere Schuld. Wir haben alles getan, was wir konnten. Nad olid maksimumi teinud, mis oli nende võimuses Nõukogude võimu vastu. In der Vergangenheit soll man sich nicht hängen, man soll in die Zukunft schauen. Und es ist eine große Vergnügen, dass wir repräsentiert werden als alte Kämpfer von den heutigen Jugend. Nad võitlesid selleks, et ka tuleviku noorus saaks normaalset elu nautida. Ich hoffe, dass Estland eine gute, gesunde und fröhliche Zukunft erreichen wird. Ta on kindel, et Eesti saavutab ilusa tuleviku. Ich habe keine weiteren Wörter. Ich habe keine weiteren Wörter zu verlieren, sondern nur, wir haben damals gesagt, Hals- und Beinbruch für euch. Viel Glück, viel Glück. Ta soovib meie rahvale ilusat õnne ja hea käekäiku. Wir haben sehr große Sympathie für euer Land. Ihr seid ein fleißiges Volk. Die Dänen waren nur schon 6 Jahre hier in Narva. Viel Glück in die Zukunft. Dankeschön. Kutsub külla, olgu, tulge Taani külla. Me oleme teiega. Ja, das war jetzt Dankeschön. Noch einen guten Rat. Ihr seid jetzt Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, in Dänemark. Nützt das aus. Lasst ihn bezahlen für euch. Ich habe euch verlassen damals, das habe ich mitgestützt. Me kuulume nüüd koos Euroopa Uniooni ja töötame koos. Danke. On keegi valmis sõnavõtus, on ette valmistanud taha meile midagi olulist ära öelda. Palun, on soovi sõnavõtus? Nii, sõnavõtte rohkem ei ole. Siis on meil see ametlik osa lõppenud. Jah, sina. Lõpus laulahääletusele meile väga armsad laulusõna on olemas Eesti legionäride laul. Aga ma räägin. Võtke kaasa, võtke kaasa. Tulnud ja mood
Tervist! Siin tänasel sellel üritusel siin saab tänu kaitsepolitseile näiteks terve aasta kaamera isu täis. Politsei oli ka kohal. Poes oli mul nüüd otsa saanud ja mul ei ole nii peal. See on nüüd 150. See on 150. Plaat on ka piisavalt. Aga siin on ka see olemas? Ei ole. See on raamat. Raamatu vahel on ka? Ei, raamatu vahel on ka. Sama plaat või? Jah. Siis ma ikka ostan selle raamatu ära midagi. 60 отсюда хорошо, потому что мне приходилось после того сюда не попасть, меня не пустили. Я жил на Украине, в Днепропетровске. Так что я очень много там национальностей, там металлургические заводы. Я отношусь к этому. Так что, пожалуйста. С какой стороны смотрите, как россияне? Нет, никак. Ну, как даже с любой стороны. Это Отечественная война, да, она превратилась в 1943 году, когда мы наложили погоны и тогда церкви открыли. Это было, конечно, народ надо было поднимать. Я отношусь к этому, что к немцу, как к врагу. Да, эстонцы, ложно думать, что эстонцы были, как говорится, хорошо расположены. Вы знаете, что я когда учился, тогда мы знали, что самый большой враг был немец. Исторически. Были 700 лет рабами под немецкой баркой. Но вот 41 год и 39-й, это перевернуло все. Ужас, что тут делать, мы даже не войдут сейчас, даже если мы рассказывали даже шведам, что у нас творилось. Я говорю, слушайте, где полицейские? А что было в 39-м и 41 году? Что было? Да. Массовые расстрелы. Всех интеллигенцию забрали. Все до единого офицера вывезли в Норильск, стрелять. Все, кто был, скажем, не только интеллигенция, кто был при власти и так далее. Их уже всех забрали. Они остались. Даже вот если человек имел, он врач был, у него маленький домик и машину,
значит, он уже буржуй. И это все начисто. Потом насильничание было. Очень много. Ну и это сделало вот такая толстая крови, образование. Вот, ну что тут корректно. Но это подтверждается потом. Сейчас ваши каналы показывают очень хорошо исторические вещи, что даже независимо от того, что я в лагере был и знал эти всякие происшествия, что были, независимо от того. Так, у меня есть даже в том же времени, сейчас смотрю на этот, как сказать, эти передачи и фильмы. Это даже мне тоже не... Вы, может, были фильм, я на середине начал, это месяца два, там, если не сказать, с какой или артиллерии был лагерь в советское время, который куда привозили из фронта раненых, из многих тогда. И там в лагере происходило только уничтожение этих людей. Это люди, которые раненые, которые воевали на стороне на немцев. русском языке, русскими, как говорится, артистами предъявлено это. И каким образом, что этот начальник, который был в этом лагере, пришел депеша вместе с вагоном ликвидировать. Он рвал на себя, говорит, я не могу, я убийца. Это, и с ним согласен был майор, его подчиненный, он подполковник. Он дал убежать этим людям, которые возможности. И вместе с ними. И в конце концов их ловят. Это были. И когда надо было расстрелять этих людей, он словили все. То он стал в этот ряд. Самый ряд, где расстреляли. Говорит, расстреляйте меня, потому что я жить не могу. Не его психика. Ну, конечно. Ну, вот, но вот такие, но это не взято ниоткуда. Вот если верить таким вещам, архивах, почему-то я лет 10-15 назад был такой историк, по-моему, он генерал или полковник, не могу сказать, Волкогонов. Его сейчас нет, живых. Он же открыл, но у него был допуск к архиву. И он очень много вещей раскрывал и публицировал. По телевидению, говорит, такие вещи, которые ни в какие рамки не входят, человеческих. Вы могли бы в двух словах рассказать о боях вот именно вот здесь, на Синеме? Конкретности нет, потому что я не воевал. Не воевал. А где вы встретили войну? Я был всю войну был на море. На море, морским моряком, да, были? И на Балтийском море, да, служили? В основном, да. Ну и все, потому что, если сказать по таким флагам, то я могу сказать не одним флагом, не по одним флагам. А кем вы были по должности? Матрос. Матросом были, да? И всю войну прошли матросом на корабле? Да, да. Разных кораблей, так что... А как вас зовут? Меня Белло. Белло, да? А фамилия? Рае. Белло Рае. Спасибо большое. Вы где-то здесь живете или вы приехали? Нет, я коренной таллинец. Таллинец, да? Да. Первый дом от моря в Копле родился. Там прямо в доме, сейчас, да? Моя бабушка была акушеркой, так что... Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы независимое телевидение. Мне нравится то, что сейчас ребята молодые. И вы должны знать правду. Мы знаем, в том-то и дело. И это имя, наше отношение не всегда такое, что... Tegelikult no vanaisa poolt niiviisi. Temal oli 5 poega ja 2 tütart. Minu isa oli teine oma vanusest. Tema võttis... Supisaba. Häbi süüa.
kuigi eks kord armee magama pandi. Hästi jah. Nii suur poiss, nii vähe. Sinimägede muuseum. Üks klient räägib, et kurjast stimuleerida oli öeldud, et sellest makstakse, palju sellest maksti, ka erinevad andmed ja öeldi ka, et inimene on koos, kui on kolm ja pisut erinevad kliendid seotud sellega, kuidas sinna maeti, et kas siis ikka nagu püüti neid kunagi tegelikult räägib, et maeti sinna nagu kohvli siis igalt poolt, mis kätte saab ja samamoodi neid punktisse jäänud ja varisenud sakslasi maeti ka sinna sama alla ja siis on siis peale see suur mälestusmärk, öeldi, et meil on siin 10 000 Nõukogude sõdurit, tegelikult ei tea mitte keegi ja mis on nagu kõige minu jaoks täiesti uskumatu, aga siis on meil seal kirjad, et meil on need ja need Nõukogude Liidu kangelased, eks ole, kes siia on maetud, kaasa arvatud ka see mees, kes 29. juulil heiskas siis sellele Grenaderimäele lipu ja augusti alguses surma sai, kui ma ei eksi, siis 8. august sai ta surma seal peaga ja me näitame seda platsi ja ütleme, et aga teate, isegi Nõukogude Liidu kangelane ei ole nii palju augu väärt, et tal oleks oma hauakoht. Ja alati me ütlemegi, et me ei pea mitte midagi muud öelda, vaid siin on üks suur auk. Ja mis siis sai, et kuna nüüd õigeusu traditsioonis on see näopilt väga tähtis, siis ikkagi mingi osa neid sugulasi hakkas 50-ndatel tooma pilte, vaadake, need on nagu emailämber, sellised emailitud pildid, oma aja märgid. Ja vaadake, nendest kägudest loeb nüüd tegelikult päris palju informatsiooni välja. See on see sõja lõpp. Siis kraabitakse ju igasuguseid mehi igalt poolt kokku. Siin on päris eluaasta daatumid. Siin on nüüd ka üks selline lambakarjuse näoga noormest. Paistab, et on rikkam mees olnud, sest tal on isegi lipsi. Ja joon lõpus ma jõuan nende legendideni, et massiliselt siin langes. Ja siin on, mõni küsib, et aga näed, et mõngi siia keskel nad ülesse. Ütlen ausalt, et vahel tuleb oma asju vabalalt ajaga. Ja see on praegu meie grupp. Rahu olen siin nagu pukitsema. Aga selline lihtne töömees, kes aeti kuidagi tööpildi tagant rindele, ei olnud tal väljavõtet ega varustust. Ta on käisid esimesel teisel päeval klassiliselt, tuleb rindele tuli. Aga need on nüüd vabastajad, aga vaata, enne paneme vabastajad välja ja siis tõttuge laseme vallutada. Ja siis paneme teised näod ka välja. Suured asja raas, kus seda ära? Juba sellest ära. Siin on nüüd need inimesed, mis on mõned, need on need originaalkaadrid, mismoodi siis, nii ma näitan, mismoodi siis Narva välja nägi, kui Narva sisse tulti suve. Siin on veel seinu muidugi püsti, nagu ma enne ütlesin, et siis 50. alguses võeti see vähenegi maha ja siis ma võin rääkida neid legende, kuidas Narvas päästeti maju. Nimelt selleks, et mõni maja jääb alles, tuli üks päästest siis Rootsi aegsetest majadest, mitte tagasi mõigid, mis oli ka Nõukogude ajal olemas, mis oli hotell, selle maja seinal rikkus silt, et siin oli salatud. Kas seal oli salatud, igatahes ta ei saa ju keegi tõestada, aga vähemalt selle faktiga keegi mõtles selle välja, sai maja päästa. Teine oli see praegu, et legend räägib, et Jaan Annet, kui ta tegutses seal Narvas oma pööraga kommuunadega, et nagu oleks Jaan Annet oma kommuuna välja kuulutanud siis seal Raekojas. Tegelikult see on vale, tegelikult kuulutati kommuuna välja Aleksandri kirikus. Aga sellest nii-öelda väikesest väljamõeldusest aitas, et praegu on ikka täna olemas. Kus vähestest majadest, kus Narvas on olemas. Ja kui te küsite siinsete kandi majade kohta, siis siin ei ole 30 kilomeetrit ühtegi vana maja. See maja on olnud ka siis sellises olukorras, et näete, siin on meil uus lagi ja ees on näiteks ka see äärmine kaar, kus juba vesi sisse
Laste
Danke. Thank you.